Tere hommikust uuesti! Täna oleme saanud endale ühe Opel Mokka X ja X on siis uus põlvkond vist või kuidas öelda, facelift. Sellel autol on siis kapoti all bensiinimootor. Selle mootori küljes on 6-käiguline automaatkäigukast ning veoskeem on 4 vedu. 4 vedu pidi olema viimase põlvkonna Haldex ja ausalt peaks ütlema, siis ma ei ole veel päris hästi aru saanud, kuidas see töötab. Aga eks täna on selline ilus ilm, lumi ja eks me näe, kuidas ta töötab täpsemalt. Ees on siis sellel autol LED-tuled, B-LED või kuidas öelda, et kui te hakkate ostma seda autot, siis kindlasti valige need tuled. Nad näevad juba paremad välja, siis kui selline tumeda sisuga ilus tuli, kuri tuli selline. Päevasõidutuli on siin need torud ja udutuled on siis tavalised lampirnid, mis põlevad LED-i kõrval täiesti kollaselt. Nad ei sobi, aga mis seal ikka teha. Väljed sellel autol on siis 17 tolli, tavalised väljed, halli värvi. Kuigi ma tean, et Opelil on neid ilusaid ka, sees tumedaid ja teemalt reitud. Et võite vaadata, ma ei tea, internetist. Peeglid on head suured, et tagurdamisel on päris head abimehed. Peegli kinnitus on toodud siia ukse külge, enam ei ole siin, sellepärast et siin katab ta päris palju seda vaatenurka. Ukse küljes on siis nupp, kus seda auto lukku panna ja lahti teha vist. Jah, lahti ka teha. Tänapäeval ma tean, et enamus autodel on see puutetundlik, aga siin on veel old school style. Ka taga kõikidel ustel on need, saad lukku panna. Katusel on reelingud, lühikesed, aga peaasi, et on. Selle auto sisu tegelikult on suht huvitavates värvides. Et must ja valge, bees. Esiiste on siis pandud nagu tavaliselt minu kasvu järgi ja julgen öelda, et mahub siin sõitma isegi. Jällegi mitte 3 inimesele. Tagaiste on 2 inimesele ainult. Keskel siin käetuge ei ole. Istmel külgtuge ka ei ole. Aga siin on selline panipaik. Pearuumi on küll. Turvavöö. Ja rohkem ei olegi midagi ägedat. Et iste käib lihtsalt maha ka. Ma ei tea, kas siin tekib silepõrand ka või? Jaa. Näe. Hops. Tekib, aga siis on vaja esiistet ettepoole saada. Siis saab siin magada ka. Ei positiivne. Rääkides selles auto disainist, siis sellel Mokkal tagant mitte midagi erilist ei muutunudki. Tuled on natuke teistsugused. Need on siin isegi LED-id taga. Ja muud midagi. Taga siin on kaamera. Pärast ma näitan, kuidas see... kaamera nagu kaamera ikka. Ainuke halb on miinus see, et ta on väljas.
ma tean, et mõnel autol on niimoodi, et kui tagurdad, siis märk keerab end natukene ja siis seal all on kaamera, et ta on kogu aeg alati ja puhas, vahet ei ole, mis ilm on. Aga noh, kui sellise ilmaga sõita praegu sellise lume peal, siis ta on 20 meetri pärast lumine ja sa ei saa seda kasutada enam. Aga see selleks. Pagasiruum, täiesti lihtne. Siin all on varuratas, tungraud, apteek. Külle peal on isegi konksud, mis on polstri sees. Noh, kõige mugavam neid kasutada ei ole, aga hea, et nad üldse on. Kui sa oled piknikul ja sul ei ole lõikelaud olemas, siia midagi vist panna eriti ei saa, aga noh, hästi. Lähme edasi. Sisu peaks ütlema, et on päris kena. Siin selline nahast hele ja istmed muidugi keskelt. Ei ole keskelt nahatatud, aga on ka hele, et näeb suht ilus välja. Nii, ja salongist rääkides. Näete, auto käivitub nupust, võtti on kogu aeg taskus. Selline siis, selle peame siia. Millest ma tahtsin esimesena asjana kohe rääkida on see, et siin on käetugi, mis on ainult ühes asendis. See ei ole reguleeritav, ta on kas all või teda ei ole üldse. Mulle ei meeldi seda kasutada, sellepärast et ma olen juba paar korda enda kätt niimoodi ära löönud, et siia närvi kohta ja siis suriseb pool kätt natukese aega, et see on miinus sellel autol minu jaoks. Nii, aga liigume, vaatame, saame teada, mis see 4 vedu siis sellel autol nagu, kuidas ta toimetab ja kuidas ta sõidab. Mis ma võin kokkuvõttes öelda, et tegu ei ole ikkagi mitte mingisuguse sportautoga.
et see käigukast ei tööta, kuna käigukastil ei ole üldse sportrežiimi, siis gaasi nüüd vajutada, siis pöörded lööb nii põhja, ta röögib nii kõvasti, et see auto on ilmselt nendele inimestele, kes on seal ligi 50 meestele või on see naiste auto. Tore, see ongi linnamaastur, ta ongi mõeldud linna ja kui teile meeldib see välisdisain ja kõik ilus, palun, selle auto hind on 25 000 eurot. Siin on LED-tuled ees, automaatkast, 4 vedu, 4 veost ma ei saanudki nüüd aru kui on paks lumi, jah, ta kaabib sealt välja, aga nüüd, kui natukene tahta sellisel lumisel teel lollitada ja ütleme nii-öelda siis külge ees sõita, siis ta on täiesti jalajuhitav ja kui ta nüüd külge ette tõmbab, siis see on juba liiga hilja. Tore auto ja vaatame, mis järgmine kord siis meile kätte satub. Head aega! Tut, 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 tut.